paljud neist tuleb meil hariduse süsteemist ka mitte absoluutselt üldse mitte etteheiteid tehes õpetajatele, aga hariduse süsteemi hulka kuulub kogu ühiskond, et kogu ühiskond on see, kes harib meie järgmised põlvkonnad. Et meist ei sõltu mitte midagi, see on tegelikult meile peale surutud müüt, et ärge hakake üldse midagi proovimagi, et küll meie teame, kuidas asjad korda saavad, kuidas õigesti on käitud, et ärge hakake üldse pingutamagi. Seda siis propageerivad nii suurkorporatsioonid kui ka nende lõa otsas olevad valitsused, et küll riiklikud agentuurid hoolitsevad selle eest, et keskkond saaks hoitud ja kui me oleme majanduskasvu kätte saanud, me oleme majanduslikult edukaks saanud, et küll siis jätkub raha ka looduskaitseks, et muidu looduskaitseks raha ei jätku, kui me ei ole majanduslikku edu saavutanud, ehk et kui me ei ole ennem loodust ära lõhkunud, siis ei saa loodust kaitsta. Ehk et võiks jätta ühe faasi vahele ja jätta ära nii looduse lõhkumise kui ka selle kaitsmise siis. Igast ühest sõltub ja matemaatiliselt seda nimetatakse integreerimiseks ehk et väga väikeste üksikute arvude liitmine, väga suurte hulkadeks kokku liitmine. Ehk et kui me igaüks teeme mingisuguseid muudatusi enda käitumises selles suunas, et loodusega koos toimida, siis sellel on väga selge efekt. Aga sellel on majanduslik efekt ka, kuna looduse hoidmine üldjuhul tähendab seda, et hakkate vähem kulutama. Ehk et riigijuhid saavad ümberjagamiseks vähem maksuraha ja ettevõtted saavad vähem tulu ja selle tõttu sellest ei taheta rääkida. Loomulikult ei saa lükata kogu seda vastutust ainult üksikisiku tasandil, et küll turg reguleerib kõike, et kui te jätate kilekotid ostmata, et siis ühel hetkel neid ka enam ei tule. Nii ettevõtted, suurkorporatsioonid kui ka valitsused peavad tegema täpselt samasuguse transformatsiooni ehk et ülemineku läbi nagu üksikisikutki, sest nende valikutest ja meile siis nende kaudu peale surutud valikutest sõltub ka äärmiselt palju. Seda, et meist väga midagi ei sõltu, seda laiendatakse meil ka nüüd, eestlased kipuvad laiendama seda kogu Eesti kontekstile, et meie siin maakera vaikses nurgas põletab natukene põlevkivi, see ju Hiina ja India ja Ameerika kõrval ju ei tähenda mitte midagi ja see on meil ikkagi äärmiselt vajalik ja kui meie võime ju siin kokku hoida, aga näed, vaata, mis nemad seal teevad, et sa ei saa naabrile ette heita tema räpast hoovi, kui sa ei ole iseenda hoovi korda teinud. Ehk et me saame nõuda teistelt riikidelt käitumist, keskkonnahoidlikumat käitumist, kui me ise käitume sellisena. Eesti kontekstis me saaksime olla eeskujuks, me saaksime näidata, et see on võimalik. Ja see oleks meile ka majanduslikult väga kasulik, sest et teistes riikides üha rohkem jagatakse seda ära, et tulevik on rohelisel revolutsioonil, keskkonnarevolutsioonil on tulevik, kui tahetakse edukas ettevõte olla, või edukas riik olla, siis nendele küsimustele suuremat tähelepanu pööratakse ja Hiina on üks eestvedaja nende tehnoloogiate arendamisel. Jätkusuutlike tehnoloogiate edendamisel on Hiina ja India on ühed suuremad eestvedajad. Nendel võtab see pööre tunduvalt kauem aega. Meil oleks võimalus siin noppida enda marjad, kui me seda tahaksime. Kui me oleksime valmis seda muudatust tegema. Nii et igast ühest sõltub. Paljud need muudatused, see prügi sorteerimine on üks väga halb näide, et tegelikult piisaks sellest, kui me olemasolevaid seaduseid täidaks ja siis see teema oleks juba ka lahendatud,
prügi sorteerimises ei ole küsimus vaid selles, et kui palju seda prügi üldse tekib ja miks ta tekib, kui see ja inimene on ainus olevus maal, kellel üldse prügi tekib, et kõik teised suudavad toimetada aineringes selliselt, et ühe nii-öelda jäätmed on teise toit ja see ringe käiks pidevalt, samamoodi saaks majandusmudelis see toimida, et jäätmed on teise ettevõtmise sisend, tooraine. Siiamaani on olnud odavam ja lihtsam võtta loodusest uut toorainet peale, kui et olemasolevat maksimaalselt ringkäigus hoida. Aga no, kui lihtsalt üks näide on ju, et kui me mõtleme sellele toidukogusele, mis igapäevaselt maakeral ära visatakse, siis kas või ja me mõtleme, et enamus keskkonnaprobleeme on põhjustatud toidu tootmisest, veekasutusest, muldade hävimisest, kasvuhoonegaasidest, liikide väljasuremisest. Enamus on põhjustatud põllumajanduse poolelt ja kui siis me kuni pool toidust ära viskame, erinevates riikides on see erinev, aga osades riikides kuni pool toidus visatakse ära, siis see on ju täielik raiskamine. Selles mõttes, et loodusressurss on kasutatud selleks, et ära visata mingisugune kogus toitu siis või et see on totaalne raiskamine. Ja kas või enda kodus mõeldes, sa ei pea elustiilis mitte midagi rohkemat tegema, kui natukene võib-olla paremini ette planeerima enda tegevust, et sul ei tekiks toidu ülejääk, et toitu ära ei peaks viskama ja juba sellega saaks väga palju keskkonda säästetud. Ehk et kõik hakkab ikkagi meie mõtlemisest kinni, missugused on meie vajadused ja missugused on meie tahtmised. Aga meie majandussüsteem on kaugel sellest, et täita ära meie vajadused, see on meil ammu täidetud, aga meil köetakse üles meie tahtmisi, et meie tahtmised muutuksid järjest suuremaks ja järjest kulukamateks. Kas nüüd kellelgi siin seinte vahel või seina taga on tekkinud veel küsimusi? Kas me oleme saanud vastuse, millal saabub maailma lõpp? See ongi, aru saanud, et oleme hiljaks jäänud. Hiljaks jäänud kindlasti me veel ei ole, et alati on võimalus muuta seda kurssi. Midagi väga lihtsat ka meil ei ole loomulikult, aga praeguste hinnangute kohaselt on meil kuskil 10–15 aastat selleks, et muuta oluliselt meie suhet loodusega. Kui me selle ajakna käest ära laseme, siis on vist tõesti kõik. See on natukene nagu me sõidaksime praegust tohutu kiirusega autoga ja me näeme, et sein tuleb vastu. Me kohe põrutame vastu seina. Ja osad apologeedid siis muidugi räägivad sellest, et mitte midagi ei ole võimalik muuta. Majanduslikult on see hästi kasulik, jätkame, vajutame veel gaasi peale ja siiamaani ei ole vastu seina sõitnud. Aga väga suur osa inimesi näeb ette, et see sein tuleb järjest lähemale ja isegi sellel kiirusel praegust suuna muutmine võib olla valus, et seal kurvis saavad osad inimesed ka pihta. Aga me saaksime ikkagi selle autokursi ära muuta. Aga praegusel hetkel ma näen küll seda, et pigem on alfaisased roolis ja vajutatakse gaasi veel rohkem põhja, et ehitame veel ikkagi 10-20 õlitehast meil, et veel võtta see viimane ja lükata see valus tulevik ikkagi kuskil edasi. Meil on natukene aega, aga seda ei ole väga palju. Sest see, milliseks kujuneb siis see elukeskkond ja kui kiiresti need asjad juhtuma hakkavad, selle kohta on prognoose,
Massachusettsi instituudi poolt 70. aastatel tehtud mudel, mida on iga 10 aasta tagant üle kontrollitud ja kõik on juhtunud täpselt selle mudeli järgi. Me teame seda nimetuse all kasvupiirid ja kõik need prognoosid, mis ütlevad, et meil inimkonna kasv jätkub siin veel sajandi lõpus on meid seal või 2050. aastal on meil seal 10 miljardit ja nii edasi, et see ei vasta tõele, et ilmselt 2050. aastaks on meid järele jäänud võib-olla paar miljardit ainult. Et see globaalsed muutused võivad toimuda sama kiiresti, kui nad on see kasv tulnud, toimub ka ühel hetkel see kollaps. Ja see ei ole mitte midagi lihtsat, vaid see on vägivaldne sündmus. Ehk siis maailma lõpp tuleb, kuna inimene on rumal, saan mina sellest nii aru. Me oleme siiamaani üsna rumalalt käitunud, aga meil on antud seda mõistust rohkem, kui me seda kasutada oleme osanud. Ja kui sa saad aru, mis on probleem ja sa saad aru, mis su käitumises on valet, et kui sa saad aru, et suitsetamine on sulle kahjulik, siis saad sellest ju loobuda. Või rasvase toidu söömine. Et sa saad loobuda nendest asjadest, et muud korrigeerida enda käitumist. Kui sa saad aru, et liikluses lihtsalt gaas-põhjas ringi kihutamine lõpeb ühel hetkel katastroofiga, siis saad seda vältida ju, et me teame niivõrd palju ikkagi sellest maailma toimimisest, et selle suhtes enda tegevuse korrigeerimine muutub. Ja see ei tähenda seda, et me peaksime midagi tohutult enda elukvaliteedis muutma, et kui samamoodi panete korra silmad kinni ja mõtlete, mis on teie elus tähtsat, mis on teile elus tõeliselt see tähtis ja oluline asi, mõelge 3 asjale ja siis mõelge, mitut neist saab raha eest osta. Ma arvan, et mitte ühtegi. Et need asjad, mis meil tegelikult elukvaliteeti kõige enam määravad, meie enda tervis, meie head suhted lähikondsetega, kogukonnaga, meie enda loominguline või ütleme selline eneseteostus, ükskõik missuguses vormis, millisel viisil, et sa saad seda teha. Neid asju sa ei saa raha eest, neid ei ole võimalik saada, aga need määravad meil kõige enam ja seal me kaotame kõige enam. Seda on meil kõige enam ära võetud ka selle praeguse majandusmudeli juures. See on täidetud mingisuguste muude asjadega, mis panevad meid järjest rohkem tarbima siis. Ja see on majanduslikult kasulik. Aga meie õnn, meie heaolu tulevikus kindlasti ei ole määratletud selliste hedonistlike materiaalsete väärtuste abil, vaid mittemateriaalsete väärtuste abil. Et sellega tuleb lihtsalt harjuda väga küllalt kiiresti see omaks võtta, et tervis on seotud välise keskkonnaga ja tervis on kõige olulisem meil. Me oleme nüüd üle tunni aja siin rääkinud, osa inimesi lahkuvad juba kontsertidele. Kas on kellelgi veel küsimusteks soovi? Mina küsin, et see pealkirjas oli, et kummal siis on suuremaid eeldusi ellu jäämiseks iirlastel või eestlastel. Et seda küsimust. Seda võib kasutada, jah. See on, natuke ma olen sellel vastanud, minu hinnangul kindlasti on eestlastel. Sellepärast, et iirlased võtsid enda metsad maha juba enne tööstusrevolutsiooni laevade ehituseks ja söe tegemiseks. Iirlased võtsid iirlaste metsad maha. Jah, just. Iirlased on loobunud enda keelest, nad on sisuliselt üle läinud inglise keelele, et me oleme siin kaugemas nurgas, oleme olnud säästetud nendest asjadest, meil on veel enda metsad, meil on enda keel ja meil ei ole nii palju olnud põllumajanduses mürke, et enda toitu ära mürgitada. Enne ma siin kuulsin, trepi peal istusin ja siis keegi rääkis, et näed Iirimaal, et nad panevad seda glüfosaati külvavad vahetult enne kartuli üles võtmist, et see on loomulik reaktsioon taimedel, et kui nad ära mürgitada, siis nad viivad võimalikult palju toitained enda sigimisorganitesse, siis et need võimalikult suure tõenäosusega üle elaksid selle kehva perioodi
ehk siis kartulid lähevad küll suureks, aga me ise sööme seda sisse. Ja noh, eks me siis ise tasakesi ennast mürgitame ka, et praeguses situatsioonis see, milline, noh, kui võtame Iirimaa kui näide nii-öelda läänelikust ühiskonnast, mille poole me selliste eduvalemite najal või unistusest paremast elust tootult ka pürgime, on väga selgelt jätkusuutmatu mudel, aga meil on võimalik, meil on, Mikita küll räägib ja sellisest unikaalsest suhtest, mis me oleme loodusega säilitanud, ma natuke olen skeptiline selles osas, aga siiski meil on mingisugune metsakogemus ja looduse kogemus parem, kui see on ikkagi Lääne-Euroopal. Kui me suudaksime sellest õppida ja ümber kujundada enda suhtes, me saaksime olla muule maailmale näiteks. Aga kui me tahame selliselt jätkata, nagu Iirimaal on tehtud, siis ei ole meil lootust. Aga siis ma veel küsisin viimastel aegadel metsatulega, kui need Siberi taigad seal tuhandetes põlesid. No süüdistati, et miks ei kustutata. Aga neid vist ei ole aastatuhandete jooksul seal kustutatud, kui nad on põlenud. Ja nii see on, et ega looduslikud protsessid käivad ka ise, aga me ei tea praegusel hetkel, kas on olnud selliseid kliimaperioode, kus ma olen uurinud ka metsade tulekahju Eestis muideks ja kuskil 5000 aastat tagasi, 4500-5000 aastat tagasi on toimunud ühed tohutult ulatuslikud metsatulekahjud Eestis ka. See oli siis, kui kuusk domineeris ja kuuse domineerimise pidurdamiseks peab see kuusik maha põlema, et saaks teised liigid tagasi ka tulla ja koos kliima muutumisega kuivemaks ja jahedamaks kuusikud põlesid siin maha. Et looduslikud metsatulekahjud on täiesti okei asi, aga see on ka jällegi see Siberi tulekahjud, et kui palju seal on nagu tekkinud need tulekahjud nüüd inimese tagajärjel, inimtegevuse tagajärjel ja ennekõike kannatavad seal ka inimesed siis, et sealsed inimesed, et nende nii nagu meil Ida-Virumaalgi inimeste kopsuhaigustesse haigestumine on tõenäolisem, astmaatikute hulk laste hulgas on kõrgem, kuna see õhu kvaliteet on ju teine, et on looduslikud protsessid loomulikult, aga et inimene on sinna enda pisikese osa veel juurde andnud ja see on tasakaalu paigast löönud. Ja metsad Siberis, Kanadas, Alaskal, see on inimese nii-öelda teadaoleva ajaloo või kirja pandud ajaloo vältel ei ole nii suuri tulekahjusid olnud kui praegusel ajal. Et selle kohta lihtsalt andmeid ei ole. Kas kellelgi on veel küsimus? Ei, et kas nende tulekahjudega see ei olnud, et kui vanasti neid ei peatatud, siis otseselt nagu need tulekahjud on nii suureks läinud, sellepärast, et neid nüüd hoitakse tagasi. Siis tänu sellele need nagu on neid ökosüsteeme, kus metsatulekahju peab üle käima, on Austraalia need võsad ja USA läänerannik, kus on osad liigid, puud ei saagi muidu sigida, kui need käbid peavad tules lahti lööma, et nad on selliselt välja arenenud. Ja kui tõesti, kui neid on metsakustutussüsteem USAs on tohutult efektiivselt toimetanud, siis ühel hetkel see piir jõuab ikkagi kätte, kus enam ei suudeta seda kontrollida. Ja siis ta põleb ikkagi massiliselt maha ja kuna see inimesed on siin enda elumajad teinud, kas need põlevad ka maha ja see on nagu tohutu katastroof sellest, et lastes selliselt tasakesi igal aastal siit-sealt põleda, siis tegelikult tekivad looduslikud piirid. Eelmine aasta Eestis oli üks suurimaid metsatulekahjusid, sa mäletad, kui mitu hektarit seal ära põles Aegviidu lähedal. See oli Eesti mastaapides tohutult suur. Ja see, et see metsatulekahju seal tekkida sai, oli puhtalt see, et meil on monokultuursed metsad, mis lähevadki põlema. Kui ta on looduslik segamets, siis kui sealt vahepealt mõned kuused ka maha põlevad ja ta ei lase ladvatuleks minna, pinnase tule, et ta loob seda mitmekesisust, kui ta on väiksel skaalal. Aga kui ta on sellised suures skaalas, siis ta ei ole kindlasti midagi meeldivat ja head. Võtame ühe viimase küsimuse,
sest meil nüüd aeg hakkab peale surma. Mihkel ei ole ka, kuidas sa ei ole robot, et sa ei jõuad siin lõputult neid küsimusi vastata. Ja siis, kas kellelgi on üks küsimus veel? Aga minul on siis, mina käisin Ameerika laenurannikul Sequoia metsas ja ma siis nagu sain aru veel jutust, et nemad on püüdnud neid siis niimoodi ise nagu kasvatada ja kasvama panna. Ja nad ütlesid, et nad ei lähe, aga neil on need resoomid, mis niimoodi, et need kasvavad nagu üldsed puuded hakkavad kuskilt, hakkab uus tulema. Mis põhjusel siis inimese poolt istik või need seemned, mis tulevad, need ei lähe kasvama. Vot see on see, et sekvoiade kasvama panemine, et kas me suudame ette ennustada, kas me suudame aru saada kõigest sellest, kuidas loodus nagu toimib. Ma olin nüüd Hiiumaal ja seal üritati Luide piirkonnas, kus nad lõpuks said leppadega need liivad pidama, istutati seal lepik, igasugused muude puudega üritati. Et loodus toimetab ikkagi imeliselt ja me üritame väga sageli kasutada mingisuguseid võtteid, tehnoloogiaid, asju, mis toome kuskilt mujalt üle, aga äkki see sekvoiad, nad ei tahagi siis nendest seemnetest ja selliselt, neil ei ole võimalik sellisena, et nad paljunevad ka sellisena, aga kui me üritame midagi vastu loodusseaduseid teha, siis see tekitab alati ainult paksu pahandust. Et kui me liigume koos loodusega, järgime looduse seaduseid, siis me suudame väga palju paksu pahandust ära hoida. Aitäh! Nende sõnadega me võiksime nüüd selle tänase pika loengu ja arutelu kokku võtta. Saime aru, et maailma lõpp tuleb juhul, kui me ise nii otsustame. Meie teha on see väga palju. Aitäh, Mihkel! Ja aitäh!